Elroni eesmärk on 5 aastaga kahekordistada reisijate arvu, teatas riiklik rongifirma tänasel liikumisfoorumil. Selleks oodatakse kiiremat Tallinna ja Tartu vaheliste raudteeliini juba uutele elektrirongidele. Reaalsus on aga hetkel, et rongi asemel sõidab mõnikord buss. Graafikud muutuvad väikese etteteatamisega ning rongid on tihti täis, sest uued pikemad rongid on küll kohal, aga seisavad laos, sest raudtee pole valmis. Uskuge mind, see on üsna väljakannatamatu olukord ka Elroni vaatest, aga paraku me elame täna sellises olukorras, kus raudteel toimuvad väga suured arendustööd. Ja selleks, et Tallinn-Tartu vahel saaksid hakata sõitma uued rongid, mis on tellitud, ja see ühendusaeg saaks kukkuda 1,5 tunnile tänase 2,5 tunni asemel, on vaja need tööd ära teha ja on vaja see raske aeg üle elada. Sebe ja Lux Expressi omanik Hugo Osula on aga korduvalt väitnud, et Eesti riigi suuruse juures on buss kõige optimaalsem ning rong oma suurte investeeringute ja seetõttu suure dotatsiooni tõttu liigne luksus. Sama nendib majandusmees Peeter Koppel. Kui ma nüüd vaatan seda meie hajaasustust ja seda, et kui laiali me kõik elame, siis siin ei ole mitte midagi parata. Siin kipub olema isiklik auto, see kõige optimaalsem lahend väga paljudel juhtudel. Aga bussid ja rongid vastamisi panna? Jällegi keeruline. Kui ma ilmselt hakkaks enda kompetentsi tasemel Excelit tegema, siis ma ilmselt jõuaks vastuseni buss. Elroni juht pareerib. Kui me vaatame rongiliiklust suurte linnade vahel, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, siis Elron oleks juba täna seal ise majandav, kui Elron ei maksaks taristutasusid. Ehk et kui me võtame võrdluseks bussifirma, siis bussifirma ei maksa täna taristutasusid, eks. Küsimus on nüüd see, et kas me võrdleme ikkagi õuntega või pigem õunu apelsinidega. Leedu riiklik raudteefirma juht nendib, et paljud, kes rongi ei kasuta, kardavad mineviku kogemusi. Selle murdmiseks on nad teinud Leedus eriti soodsa päeva, et inimesi panna esimest sammu tegema. We invited people to buy tickets with 90% discount for 1 day and to travel everywhere where they want. And we got a huge number of new passengers. They are so happy and we are very afraid because it was twice bigger number of travelers that day and we were afraid that about our service, about how we manage with such amount of people. Eestis selliseid soodustusi ei plaanita, küll aga tegeletakse lisaks kiirusele ka mugavusega. Uues rongis tulevad kohvi ja muu sellise võimalused ja aasta lõpuks pannakse kõikidesse rongidesse korralik pidevalt töötav wifi, mille internet tuleb Starlinki kaudu.